ma ei saa, mul jääb ju väheks neid asju. Eesti suveõhtute lahutamatuks osaks on grillõhtud sugulaste ja tuttavate seltsis. Kui perele söögi tegemine ei ole enamasti keeruline, siis suurema seltskonna kokkutulekul muutub toiduratsioonide arvestamine keeruliseks. Esmalt tuleb välja mõelda menüü. Menüü koostamisel pidage silmas, et rusikareegliks on see, täiskasvanud inimene sööb ühe õhtu jooksul umbes pool kilo toitu. Lastele arvestage sellest aga umbes poole vähem. Aitame teil kokku panna ühe näidismenüü, et teil oleks lihtsam oma sõpra vastu võtta. Esmalt pange grillile toormaterjal, sest selle valmimine võtab kauem aega. Kõigepealt tasuks grilli peale panna need asjad, mis ei ole näiteks vaakumpakendatud, sest need kipuvad käest ära minema. Järgmisena võtke hetke toorsalati materjal. Toorsalatiks sobivad hästi kurk, paprika, tomat ja ka natuke rohelist. Näiteks paprikast võite teha ka mõnusad grillpaprikaviilud. Lõikate paprikast suuremad tükid ja panete samuti liha kõrvale grillile. Kui teie seltskond koosneb enamasti naisterahvastest, siis võiksite arvestada, et seda toormaterjali võiks teil olla rohkem, kuna prouad armastavad pigem värsket kraami. Paneme ka paprika grillile, et saada mõnus grillpaprika. Ja ülejäänud paprikast teeme salati. Kogusteks inimese kohta võiks samuti arvestada umbes 150 või 200 grammi. Ja nagu mainitud, siis olenevalt sellest, kas seltskonnas on pigem meesterahvad või naisterahvad. Köögiviljade grillimisel tuleks silmas pidada seda, et nende grillimine võtab kindlasti tunduvalt vähem aega kui lihal. Üheks võimaluseks köögiviljade grillimisel on kasutada ka bambusvardaid, et siia saab pikkida veel näiteks šampinjone, tomatit, suvikõrvitsat või kõike meelepärast, mis kodus on. Ka meie paprikad hakkavad siin juba vaikselt valmis saama. Keerame neil teise külje. Ja salatiste puhul on veel see, et kui siia lisada näiteks hapukoort, siis on tegemist vähe tummisema salatiga ja kuumal päiksepaistelisel päeval tuleks arvestada, et kindlasti selle säiluvusaeg on lühem kui tavalisel toorsalatil. Siia saab veel juurde lisada näiteks äädikat, õli, soola, pipart. Meie paneme siis salatile lisaks koduaiast nopitud tilli ja basiilikut, et saada salatile rohkem maitset. Segame salati läbi ja nii lihtne see ongi. Liha on ka meil valmis saanud ja võtame selle nüüd grilli pealt ära. Liha on mõnusalt pruun ja küps. Paneme valmis nüüd 3 portsjoni, et näha, mida liiga palju, mida liiga vähe ja milline võiks olla üks paras portsjon. Kui kuhjata meesterahvale liha nii palju, siis võib pidada seda liha raiskamiseks. Kui panna aga selline väike tükk, siis võib jääda seda liiga väheks. Ühes paras portsjonis on umbes selline ilus 200-grammine tükk liha, salatit, juurikaid. Selline võiks olla üks paras ports, umbes 200-300 grammi liha ja 200 grammi salatit või toormaterjali. Nüüd ka jooksja juurde. Jooki võiks arvestada palaval suvepäeval inimese kohta umbes pool liitrit. Jook võiks olla kogu aeg kättesaadav. Vee
saab maitsvaks teha näiteks külmutatud marjadega või kurgiviiludega. Kelle laias on, saab lisada ka mündi või melissilehti. Head isu!